Tänase tunni teema on kõvertrapetsi pindala. Ehk see on see osa, kus me hakkame kasutama integraali ja just määratud integraali, jah. Eelmine kord me võtsime valemid ja proovisime leida määramatu integraali. Nüüd on määratud integraal ja seda kasutatakse nii, et leitakse kõvertrapetsi pindala. Mis see kõvertrapets on? Vaadake. Ma siin nüüd ei saa valida. Vot. Mis on kõvertrapets? Siin joonisel ma nüüd viirutan seda kõvertrapetsi, et see on kujund, mis on piiratud ühel pool kõverjoonega. See kõverjoon antud juhul on y võrdub f kohal x ehk mingi funktsioon. Ja kui me integreerime seda funktsioon ja meil on antud rajad a ja b, siis me saame integraali abil leida selle kujundi pindalad. Valem, kuidas seda teha, on siin kirjas ja praktiliselt me vaatame nüüd praktikas, kuidas seda kasutada. Siin ma kirjutasin ka määramatu integraali valemid, kuna need me kasutame integreerimiseks, isegi kui meil on määratud integraal. Mis siis lisandub juurde, kui on tegemist määratud integraaliga? Näiteks ma toon üks näide siin, et kui on integraal ja rajad on näiteks 0 ja 1 ja funktsioon x dx ehk funktsioon ise on x. Integreerime, kasutame valemid ja see on, mis valem see on? See on see valem. Meil on x astmel 1. Siis me liisame ühele veel ühe ja siis uus astendaja on 2. Ja me peame jagama sama arvuga, et niimoodi me tegime ka eelmine kord. See on määramatu integraal, aga kuna see on ikkagi määratud integraal, siis me paneme ka siin rajad. Ja rajad on siis 0 ja 1. Ja edasi me rajadega hakkame arvutama. Et me paneme x asemel 1 kõigepealt. Ja pärast paneme ka 0. Ja nende vahel on siis miinusmärk, valemis on see ka näha, et siin me lahutame. Ma arvutan esimene mul, ma arvutan teine, vastus on 1/2. Ehk me arvutame lõpuni, kui on tegemist määratud integraaliga. Liigume siis edasi ja esimene ülesanne. Leidke värvitud osa pindala. See värvitud osa ongi kõvertrapets ja see funktsioon, mis me integreerime. Te ei pea seda lahti kirjutama. Kui soov on, siis võite. Ma esimene kord niimoodi teen, et me integreerime selle funktsiooni, kuna see on selle kõvertrapetsi üks külg ja siis meie rajad, alumine on 1 ja ülemine on 3, joonisel on need näha, et siit ma võtsin 1 ja siin on 3. Ja siin on üleval ka kirjas seda. Koostan integraali nüüd. Üks ja 3 on rajad, integreeritav funktsioon
on siin ja kindlasti lisan dx-i. Nüüd kõigepealt ma integreerin. Esimesena ma võtan miinus x ruudus. See on seesama valem, mis ma eelmises slaidis kasutasin. Miinus jääb ette, uus vastande on ühe võrra suurem ja sama arvuga me jagame. Pluss 3 jääb ette, x-i uus vastande on 2 ja 2-ga jagame. Ma arvan, et see 3 on mugavam kirjutada ka siin ülespool. See võiks olla ka muru ette. Ja rajad on siis 3, 1. Nüüd me arvutame 3-ga kõigepealt ja siis 1-ga ja lahutame. Et kui on raskused arvutamisega, siis võib ka eraldi arvutada. 3-ga arvutage, 1-ga arvutage ja siis lahutage. Ei pea kõik seda koos kirjutama, võib siin juba kirjutada lõppvastus, aga lahenduskäigud kuskil lähedal kõrval. Miinus 3 kuubis jagatud 3-ga pluss 3 korda 3 ruudus jagatud 2-ga. See on siis väärtusega 3 ja miinus väärtusega 1 ka. Jagatud 3-ga pluss 3 korda 1 ruudus jagatud 2-ga. Arvutamine. Praegu kaasaegsed kalkulaatorid võimaldavad arvutada seda tervena, et te võite sisestada seda kõike kalkulaatori sisse tervena nii või siis ainult näiteks see osa saab arvutada tervena, siis pärast teine osa tervena ja siis lahutada. Või kes selline osav arvutaja kalkulaatoriga, siis võib isegi tervena seda sisestada ja arvutada. Et te ei pea siin muretsema, et te ei oska näiteks hariliku murudega töötada. See ei ole enam probleem. Kui mul praegu, kuna ma telefoniga siin avasin seda esitlust ja mul eraldi kalkulaatori ei ole, ma arvutan praegu ilma, aga teie arvutate oma vihikus ja siis kasutage kalkulaatori ja siis vaatame, kas ma saan ikka õige vastuse. Et te peate kindlasti mind kontrollima siin. Siis -9 pluss 27 kahendiku, see on siis 13,5. See on siis see esimene sulg, miinus 1/3 pluss 3 kahendik, 4,5, aga siin ka 3 miinus 29, see on 7/6. 7/6 on 1 ja natukene veel. Kes saab lõpuni arvutada, te võite siin esitluses kirjutada vastuse või siis sõnumites. Miitis ka, et ma näen, mul on 2 arvuti. Ma näen, mis te seal kirjutate. Te kirjutate midagi. Või te võite ka vastus öelda, et kas te saite sama. -2, -9, -7, et kes sai arvutada, peab olema 3 milletiga, mis täpselt seal, kes saab vastuse kirjutada.
Kas keegi ei saanud veel? Saab ka öelda vastuse. Okei, ma võtan siis kalkulaatori ja arvutan ise. See võtab aega rohkem, ma arvan. 5,5 miinus 7 kolmandikku. 3,3 ligikaudu võib panna või siis, kui täpselt, siis 3 ja 1/3. Teie kalkulaator kindlasti võib ka sellist vastust teile pakkuda, et 3 ja 1/3. Ma loodan, et te saite sama, see on vist saladus. Aga me peame liikuma edasi, muidu me ei jõua kõike, mis meil planeeritud. Kui siin ei ole küsimusi, võtame edasi. Mul siin vaba said, ma arvasin, et mul ei mahu. Nüüd selline ülesanne, mis oli eksamil. Mul on teised andmed siin, aga tekst on ja küsimused on täpselt sama. Ja see ülesanne andis 5 punkti. See ei ole kõige raskem. Tavaliselt integraaliga seotud ülesanne annab 10 punkti ja me vaatame pärast, mul on 2 veel sellist, et te näete ise, mis erinevus nendel on. Et on antud ruutfunktsiooni graafik ehk parabool. See parabool on juba joonistatud ja siin on vaja joonistada juurde 2 joont. Üks joon X võrdub -1. Kus see -1 asub X-teljel? Siin, väga hea. Ja veel on 2, no 2 on siin pandud, jah. Mis tähendab, kuidas me joonistame joon X võrdub -1? Väga hea, see on vertikaalne joon. Ma nüüd proovin siin lisada. Selline ta on. See on siis X. Kuidas ma siin tagasi saan? See on siis X võrdub -1 ja teine joon ma joonistan käsitsi. Et eksamil tavaliselt teil on, kui joonis antud ja on vaja täiendada, siis te midagi ise ei hakka koordinaathelistikuga uuesti joonistama. Et kasutate see, mis on antud ja kui joonis juba on, ärge tehke veel sama joonis, jah. Et on vaja need andmed ainult kasutada, selle eest te punkti ei saa. Ainult see, mis on küsitud. Nüüd meil on joonistatud X võrdub -1 ja X võrdub 2 ja viirutada vaja kujundi, mis piiravad need jooned ja antud parabool. Viirutatud nüüd. Ja edasi on vaja arvutada selle viirutatud kujundi pindala. Ja nüüd on tegemist integraaliga, me kõigepealt seda integraali koostame. Integreeritav funktsioon on siis -X ruudus pluss X pluss 6 dx lõpus ja rajad on siis -1 ja 2. Integreerime.
Nüüd see on väga sarnane ülesanne sellega, mis oli eelmine, et kõigepealt me kasutame määramata integraali valemit. Miinus x kuubis jagatud 3-ga, see on miinus x ruudus integraal, pluss x ruudus jagatud 2-ga, see on x integraal ja kui lihtsalt 6 antud, see on 6x. Selline valem on ka olemas. Nüüd rajad 2 ja miinus 1. Ja me nendega siis arvutame 2-ga ja miinus 1-ga. Siin on väga lihtne arvutada valesti, kui kiirustada, seda pole vaja teha. Ja väga soovitan siin õppida kasutada oma kalkulaatori. Et ma tean praktikast, et see väga-väga aitab. Kui te rahulikult võtate, panete kõik andmed kalkulaatori sisse ja arvutate, siis on suur tõenäosus, et tuleb õige vastus. Oma vastust saab ka kontrollida natukene joonise järgi. Et eelmises näiteks me saime 3 ja 1/3, see tähendab, ma siin näitan. See tähendab, et siin on 3 ja natukene rohkem kui 3 ruutühiku ehk ruutu. Ja siis, kui tõesti vaadata, siin on 1 ruutterve, teine ja need osakesed ka moodustavad siin terve ruudu ja veel 1/3. Ehk joonise juba näha, et meie vastus on õige. Et niimoodi saab iga joonisega tegelikult kontrollida natukene, jah, et see, kui te saite näiteks 100 ühiku, aga seal on näha, et ainult 7, no siis tõenäoliselt kuskil arvutusviga on. Nüüd on vaja seda arvutada ja ma proovin siin seda teha. -8/3 pluss 4. Kolmandiku pluss 2, kahendiku, vabandust. Pluss 12, jah, ma ennast kontrollin natukene. Ja miinus pluss 1/3 on siis esimene osa. Ja miinus, siin on liiga palju miinused, mis annavad kokku plussi. See miinus, mis on seal sees, kuna see on astmel 3, siis see jääb ja veel 1 miinus ees, siis nad koos annavad ikkagi plussi. See miinus on ruudus ja see miinus kaob ära ja see miinus jääb, et see on -6 lõpus. Siis on 1/3 pluss 1/2 -6. Pluss 8/3 pluss 2 pluss 12. Ja siin on ühene nimetaja 6. 2, 3, 6, siis 2 pluss 3 miinus 36. No ma siin ei hakka kiirustama. -31/3.
Siin põhjana nimetan 3, aga te ei pea niimoodi arvutama. Mul lihtsalt ebamugav natukene siin, mul ei ole kalkulaatori eraldi. 3,42 pluss 41 kolmandik. Ja 42, 44 kolmandiku pluss 31 kolmandik. Nimetan 6. 68 pluss 31 jagatud 6-ga. See on 99 kuuendikku. 33 kahendikku ma 3-ga jagasin. Või siis, kui jagada kalkulaatoriga, siis ta annab kohe vastuse, et see on 15, 16 ja pool. Ruutühiku. Ja kuna tegemist on pindalaga, vaadake oma vastus, kas te saite sama. Te võite lihtsalt mulle siin linnuke panna, kui sama vastus saite. Või siis sõnumites miitis saab ka panna, et sama. Või kui teil on teine vastus, siis äkki mul on valesti arvutatud, see on väga võimalik. Ma siin vaatan need. Ruudud, see on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No tundub, et õige. Et enam-vähem siin ongi 16 ja pool ruutu. Väga ei erine joonisega. No me liigume edasi, muidu me ei jõua. Jah, et kui teil tuli ikkagi teine vastus, siis see oli ülesanne 2. Ja eksamil see annab siis 5 punkti, et võite ise vaadata, kas raske teie jaoks lihtne. Minu arust on päris hea ülesanne eksami jaoks, et õppida, sest et see on standardne, iga aasta integraal on olemas ja põhimõtteliselt siin, kui te õigesti oskate integraali arvutada ja leida, õigesti panna funktsioon integraalis, siis rajad panna, siis arvutamine ja kogu lugu tegelikult. Ainukene asi veel, et parabooli joonistamine siin tekib ka. Et see järgmine ülesanne, see on ka ühe eksami ülesannest võetud, ma ei mäleta, mis aasta, ma panin siin teised numbrid, aga põhimõtteliselt sama raskusega ülesanne ja siin joonise pole. Ja esimene punkt, et on vaja arvutada funktsiooni nullkohad, graafiku haripunkti koordinaadid. Ja teine punkt, joonistada funktsiooni graafik. Et funktsiooni graafik tegelikult saab joonistada ka nii, et me ei leia nullkohad ja haripunkti koordinaadid. Kui näiteks te unustasite ära, kuidas seda teha. Et graafik alati saab joonistada punktide järgi, et me seda teist punkti vaatame, aga kõigepealt me teeme seda esimest. Kuidas leida funktsiooni nullkohad? Funktsiooni nullkohad leitakse siis, kui koostatakse võrrand. Et y peab olema 0, siis see graafik, seal, kus y on 0, graafik lõikab x-telg ja need lõikekohad, kus graafik lõikab x-telg, ongi nullkohad. Siis me koostame võrrandi. Ja võrrand on ruutvõrrand. Te võite endale kirjutada, kui siiamaani te ei tea täpselt, kuidas seda lahendada. Ma näitan praegu, aga ma ei kirjuta vist siin valemi või on vaja valemi kirjutada ka.
Kirjutage endale, et see on ruudvõrrand ja ruudvõrrandi valemi saab leida ka internetis ja mul on seal õppematerjalides ka on see olemas. Kõigepealt me leiame A, mis on -1, B. Kust ma võtsin seda -1? See seisab siin X ruudu ees. B seisab siis X-i ees koos märgiga, oma märgiga ja siis C on ilma X-ita, see on 4. Nüüd ma arvutan niimoodi, et te võite ka natukene teistmoodi arvutada, te võite arvutada ühe valimiga. Mina niimoodi arvutan, et ma diskriminanti D arvutan eraldi. Minu arust see on natukene lihtsam. Kui te oskate teistmoodi, siis te võite teistmoodi teha. Kes ei oska teistmoodi, teeb koos minuga. Valem on siis miinus B, mitte miinus B, vabandust, B ruudus miinus 4 korda A korda C. Panen andmed. Mõnikord Leet ei kirjuta, mõnikord kirjutab. D on 25. Ma liigun edasi. Ma leian siis X1, X2. X1, X2 siis miinus B pluss miinus ruudjuur D jagatud 2A-ga. X1 3, kuna B ise on -3 ja valmis on veel miinus ees, siis vastupidi tuleb -3, mitte -3, aga 3 ees, jah. Tihti seal õpilased teevad valesti, panevad vale märgi. Kolm pluss 5 jagatud -2-ga on -4. X2 3 miinus 5 jagatud -2-ga on siis 1. Ja need olid siis nullkohad. Nullkohad, haripunkt nüüd. Haripunkti X koordinaat leitakse valimiga miinus B jagatud 2A-ga. Näete, et see on väga sarnane sellega, ainult ilma D-ta. Siis on 3 ülespool, 2 korda -1. -1,5. Aga haripunkti Y koordinaat me leiame niimoodi, et me võtame selle funktsiooni valemi ja paneme X-i asemel see väärtus, mis me leidsime, ehk -1,5. Sest et punktil on alati 2 koordinaati, X ja Y. X on sõltumatu muutuja. Kui meil ei ole midagi antud, siis me nagu võtame peast, aga Y on alati sõltuv muutuja, ta sõltub X-ist ja kui me X teame, siis X-i jaoks me võime Y-i leida nii, et me paneme X-i asemel see väärtus valimisse, mis on antud, ehk funktsiooni sisse.
6,25 on D, siis haripunkt H koordinaatidega -1,5 ja 6,25. Nüüd ma liigun tagasi, panen need andmed siia sisse. Nullkohad on siis 4, -4 ja 1. Oli nii. Ja haripunkt on siis 1,5 ja 6,25. Ja pool saab 1, 6,25 on siin. Ja ma joonistan parabooli. Ja kirjutan siin ka, et see on see parabool. Proovime joonistada nii ilusasti, kui saame, jah. Lisan siin, et parabool on siilejoon selline, kus nurgasid pole, ehk seal, kus on haripunkt, ärge joonistage nurgaga, et ikkagi kaarega. Niimoodi mul tehtud siis juba teine punkt, esimene ja teine. Kuidas saab joonistada, kui me ei oska nullkohad ja haripunkti arvutada? Siis me tegelikult võime koostada tabeli, kus me võtame peast X-i koordinaadid, aga me päris peast ei võta need. Kui teil on selline ülesanne eksamil, kus on vaja joonistada graafiku, siis koordinaatelistik on antud. Tavaliselt 99%, et see on antud. Siis vaadake, millised X-i väärtused on X-teljel. Et see koordinaatelistik, mis on antud, mul on näiteks -4-st 4-ni ja ma võin need väärtused tegelikult võtta tabelisse -4 sammuga üks ühik, -3, -2, -1 ja nii edasi. Ja iga X-i jaoks arvutada Y-i väärtus ja panna need punktid, joonistada parabooli. See on alternatiivvariant. Ma kirjutan teine võimalus joonistada parabooli. Ehk niimoodi saab ka, aga palju lihtsam, kui te teate ikkagi, kuidas nullkohad ja haripunkti arvutada. Ma loodan, et see on arusaadav, et ei pea dubleerima, jah. Te ei pea nii ja naa tegema, et kui on nullkohad ja haripunkt leidnud, siis nende kaudu saab ka, nagu mina tegin alguses, aga kui need ei oska leida, siis joonistada ikkagi saab nii, et te koostate lihtsalt tabeli, kus te võtate palju väärtusi ja iga Y te arvutate nii, et te panete lihtsalt siia sisse. See oli siis teine punkt. Nüüd on vaja viirutada kujundi, mis on piiratud X-telje ja funktsiooniga, mis me joonistasime. See on see kujund. Viirutan. Ja on vaja arvutada selle kujundi pindalad. Mul ei ole siin ruumi, ma nüüd lisan ühe tühja slaidi.
ja hakkan seal arvutama pindalad. No muidugi ma kasutan integraali, jah. Ei ole õige koht. Kohe. Nüüd on õige koht. Jah. Ma kasutan integraali. Integraali sees on seesama funktsioon. Juba tuttav. Õigesti, jah. Ja rajad on siis see ja see väärtus ehk nullkohad. Kuna piiruvad ainult 2 joont, X-telg ja see kõverjoon, siis nende lõikamiskohad ongi rajad. -4 ja 1. Ja kindlasti integraaliga koos läheb see dx alati, jah. Et kui see pole kirjas, siis see on vormistamise viga ja ma ei tea isegi, kui suur karistus selle eest on, äkki isegi punktid ei saa. Kõigepealt leiame määramatu integraal ehk kasutame need valemid, mis me juba eelmine kord kasutasime. 4-le tuleb juurde x. X nüüd on x ruudus ja jagatud 2-ga, 3 on ees. Ja x ruudus muutub x kuubiks ja 3 on all. Paneme nüüd rajad siia, hakkame arvutama. Kõigepealt siis 1-ga. Ja -4-ga ka. Mahub või mahub? No ma proovin. No vist hästi kõik. Arvutamine. Ma loodan, et te sellega ka tegelete. Teeme seda paralleelselt ja vaatame, mis vastused me saame. Kui teil tekivad küsimused, kuidas ma niimoodi arvutan, miks ma just selline märk panin, siis te võite praegu küsida. Aga te võite ka kalkulaatoriga arvutada. Ilma selleta, et te teete need kõik tehad.
kuus kolmandikku, siin on 2, 1, okei, no 12 kolmandikku ja siis 105 kolmandikku. No selline vastus ma sain. Võib ka komaga olla, siis ligikaudu. Vaadake oma vastust. Kas klapib minuga, võib-olla mul on valesti? Sama vastus. Sama? No siis on õige. Ma usun. Väga väike tõenäosus, et meil on samad vead. Väga hea. Me võime ka siis liikuda edasi, ma arvan. Mul on seal paar ülesandet veel ja aega nii palju ei ole. Venitada, aga kui teil tekivad küsimusi, siis te võite küsida, see tund ongi selleks, et siin vastused saada. Kui te pärast vaatate järgi video, siis ei saa enam küsida midagi. See on ka siis, ja see ülesanne, mis siin, see on juba 10 punkti. See on natukene raskem, sellepärast, et on vaja ka joonistada parabooli. See järgmine ülesanne on ka tehtud eksami ülesanne järgi, et andmed on teised, aga siis on sama ja raskus on sama ja see on ka 10 punkti. Ehk te näete ise, et iga aasta nad on väga sarnased. Selles mõttes, et integraali vaja koostada ja arvutada ja ruutfunktsioon on antud. Et mina arvan, et siin võib panustada õppida seda teemat, et sellised 10 punktit saada eksamil. Nüüd, joonisel on antud graafik. On vaja leida selle funktsiooni nullkohad ja graafiku haripunkti koordinaadid. Sellepärast, et siin joon on antud, aga ei ole antud, kus täpselt need nullkohad on. Sest et siin ei ole antud, kus on üks ühik koordinaateljestikul. Me ei tea, kas see üks ühik on siin või see on üks ühik. Siis me ei saa öelda, et nullkohad on siis 2 ja -4 näiteks või siis 1 ja -2. Me seda ei tea. Sellepärast me peame arvutama ja leidma need. Siis esimene punkt. Leiame nullkohad ja pärast ma näitan, kuidas saab teistmoodi leida haripunkte. Selle sama valimiga, mis me leidsime eelmises ülesandes, saab ka, aga on olemas ka teine meetod, alternatiivne, et te saate kasutada äkki seda teist. A on 2, B on 2, C on -4 ja D kõigepealt. See on siis B ruudus -4 korda A korda C. Kolmkümmend kuus on D. Üks, siis nüüd on -2, sellepärast et valimis on -B ja B ise on 2. Pluss ruutjuur 36 jagatud 2 korda A ehk korda 2. Esimene on 1. No teine siis saab juba niimoodi joonise järgi vaadata, et see on -2, aga me juba arvutame. -2 -6 jagatud 4-ga. Et siis tõesti -2. Siin on siis 1, siin on -2.
Ja haripunkti nipp, kuidas seda leida, kui teil on nullkohad olemas, juba leidsite, siis haripunkt X koordinaat asub alati nullkohtade keskel. Et siis, kui on nullkohad -2 ja 1, siis haripunkt on alati keskel siin, et see on siis -0,5, -0,5, see on haripunkti X koordinaat. Ja Y-koordinaat, no kuna siin on parabool antud, siis tegelikult saab vaadata, et see on 1, see on 2, see on 3, see on 4 ja pool, -4,5. Ehk joonise järgi antud juhul saab seda arvutada, kui te ei oska joonise järgi vaadata või joonist ei ole, siis kuidas me tavaliselt Y leiame? See on selline põhiline teadmine, mis te peate funktsiooni kohta teada. Et mis on funktsioon? Funktsioon, vot see, mis on antud. Kui te mõtlete niimoodi, et see on valem Y arvutamiseks, et kui on ülesanne, kus on vaja Y arvutada, see Y ongi see funktsioon ja see on valem, et seda Y arvutada. Ma võtan järgmist slaidi ja siis arvutan, kasutades seda -0,5, ma arvutan ka Y. Ma võin ka kirjutada Y, see on funktsiooni väärtus, see konkreetne Y on funktsiooni väärtus kohal -0,5 ehk ma panen X-i asemel väärtus -0,5 ja hakkan arvutama. Pluss 2 korda -5. Да. -4,5 nagu joonisel oli näha. See tähendab, et meil on tehtud esimene punkt. Nüüd on teine punkt, kus on vaja viirutada kujund, mida piiravad, mul on liiga palju siin tähti lisaks lisatud, vabandust. Et siin teedejoone, siin antud funktsiooni graafik ja X telg. Ma nüüd viirutan seda. Kui küsimus on viirutage, siis on vaja viirutada, jah. Isegi kui arusaadav, mis me pärast hakkame tegema ja leiame selle osa pindalad, kasutades integraali. Ja rajad on siis meie nullkohad -2 ja 1. Ja siis on kõigepealt integraal. X ruudus muutub nii, et ta on nüüd X kuup ja jagame 3-ga. X muutub nii, et see on X ruut ja jagame 2-ga ja 4-le lisandub X. Üks ja -2 rajad. Vajutan kogu aeg midagi. Vajutan siin. Siin panen ülesse, et see ei segaks. Nüüd arvutan 1-ga ja siis arvutan -2-ga ja lahutan need arvutused.
Siin on väga tähtis, kui te arvutate kalkulaatoriga, et te panete sulud nii, nagu mina panen. Kui te ei saa aru praegu, miks need sulud on vaja, noh, kui meil on X kuubis ja X-i väärtus on -2, siis on -2 kuubis ja kalkulaator õigesti saab aru teid, kui teil on sulgudesse pandud -2 kuubis, mitte lihtsalt -2 ja kuub, kui sulud puuduvad, siis kalkulaator arvutab ainult 2 kuubis, mitte -2. Ja siis ta miinusega ei tegele ja siis te saate vale vastuse lõpus. Et on vaja kindlasti jälgida, et sulud on pandud, isegi parem, kui need sulud rohkem kasutatud, kui vajadus on, et parem on kui mitte. Arvutame edasi, 2/3. Siin on 1 -4 ehk -3. On siis esimene sulg. Teine sulg siin on keerulisem. -16/3 +4 +8. Oi, ei ole 9, 27. Siin on 12. Kolm on ühene nimetaja, 25/3 miinus, siin on 36 -16. -45, siin on 15 miinusega. Ootan teie tagasiside, kas jõudsite arvutada kas sama? Siin saab panna. Läheb veel aega. Okei, ootan. Tundub, et nii ilus vastus, et peab olema õige. Ma sain erineva, aga ma tegin ise vea kuskilt. Oled kindel? Ja. No praegu võime ka vaadata graafikus, et no siin ei tundu, et 15 on need ühikud, jah? Et võib-olla ma siin ka midagi. Aga mis vastus sul on? Selle esimese osa ma sain -7/3 Ahah. mingil põhjusel. Teine osa on sama. Teine osa on sama, jah? Et tundub, et mul on liiga palju, kuna siin ei mahu 15 ühiku. Ei mahu.
Üks ühik ei ole ju, see on selline päris suur ruut. Oi, ikka palju. Et ma jätan siin küsimärgiga. No võivad juhtuda kahjuks vead. Et võib-olla ma siin ka valesti midagi panin. 2/3. 1 miinus 3. No praegu nii nagu ma ei näe, et kuskil valesti. Mul tuleb -9 näiteks. No -9 on palju ilusam ja selles mõttes, et sobib paremini. Mul on siis siin kuskil probleem ja vist. No need, kes vaatavad pärast järgi, et arvutage kindlasti ise, et siin ma panen küsimärgi. Et -3. No 3 korda 3 on 9, muidugi, mitte 27. Ma leidsin oma, et jah, mõtlesin nagu 3 astmel 3. No vot mõnikord juhtub. Et see on siis 7. Sellepärast hea koos arvutada. 7 siis on siin valesti natukene. 27 ja 9. 9 on palju. Vot see kontroll, et te vaatate, mitu ühikut te saate ikkagi seal. See on väga-väga vajalik. Siis te võite uuesti arvutada eksamil, kui on aega, jah. No proovige muidugi esimesest korrast seda saada. Aga mul on siin küsimus, et see on pindala, jah? Me arvutame praegu pindalat. Kuidas võimalik, et see pindala on negatiivne? Ja kuidas me saame seda olukorda parandada? See -9 on õige, aga me peame midagi lisama siia. Ma näitan seda minu esimest slaidi, kus oli selle pindala valem. Siin tegelikult puuduvad kaks asja. Ja need asjad ma praegu siin lisan. Et tegelikult ma pean lisama sellised jooned. Mis need jooned tähendavad? Kes seda mäletab? Kuidas oli nende nimetus? See on absoluutväärtus. Mis tähendab arvu absoluutväärtus? Ma keeran nüüd tagasi. Absoluutväärtus, näiteks arvu 3 absoluutväärtus. Mis siin teise värviga näiteks teen. Siin märkus, et näiteks mul on 3 absoluutväärtus, see on 3. Aga kui arv -3, selle absoluutväärtus on ka 3. Ehk ta on alati positiivne. Ja me peame siin ka panema absoluutväärtuse. Ja saame õige vastuse 9 ühiku, mitte -9. Sest et pindala on alati positiivne arv. Miks juhtus nii, et me saime negatiivse vastuse? See juhtus sellepärast, et meie see kujund, see kõvertrapets asub allpool, X-teelje allpool. Ja kui teie osa, mille pindala te peate arvutama on allpool, siis juhtub nii, et vastus on miinusega, aga lõpus on vaja ikkagi seda parandada nii, et see on positiivne, ehk on vaja panna absoluutväärtusena. Väike selline nüanss. Et kui te mäletate, et pindala on alati positiivne arv, siis te lõpus veel sellega natukene tegelete. Viimane osa, mis ma tahan võtta, et mõnikord, praegu me vaatasime ainult need kõvertrapetsid, mis on piiratud ühe kõverjoonega. Aga võib juhtuda, et on piiratud 2 joontega. Üks on üleval, nagu siin, jah, ja teine on all. Ja siis me arvutame pindalat niimoodi, et me lahutame funktsioonist, mis on üleval, selle funktsiooni, mis on all.
et valem on siin antud ja me vaatame üks näidis selle kohta. Ja siin ma täpsustan, et see osa, kui eelmised ülesanded olid jõukohased, siis te võite seda vaadata, sest et eksamil sellist veel ei olnud olukorda, kus on 2 joont, aga programmis, kitsa matemaatika programmis, see on olemas. Et võib juhtuda, et eksamil nad näiteks see aasta, mis kevadel eksam toimub, nad annavad midagi sarnast, võib-olla ei anna. Ja kui eelmised ei olnud lihtsad, teie jaoks mitte lihtsad, aga sellised, kus te peate veel töötama, siis pigem töötage nendega. Aga kui te saite hakkama eelmistega, siis on vaja võtta ka need, kus on 2 joont, mis piiravad kõvertrapetsi. Ja vot see järgmine ülesanne ongi selline, ma väga vabandan, et need küsimused on nii väikesed. Ma loodan, et te näete need, ma ei saa need suuremaks teha, sest et see on mul lõigatud nagu pilt ja seda pilti ei saa suuremaks teha, muidu see ei mahu siia. Et siin on antud üks joon, mis on parapool. See on see. Ja veel on antud joon, mis on sirge, aga see on Y võrdub -5. Võiks ka olla selle Y võrdub -5 asemel mingi kõverjoon. See on meie G, mis oli valemis, mis on eelmises slaidis. See on siis F. Ma panen siis mustama. See on F. Kirjutan siin. Ja G on -5. 2 funktsiooni. Ja on vaja leida kujundipindalat, mis on piiratud antud joontega. Ma seda viirutan praegu. Kinnisega, see on see. Ja kui me kasutame eelmist valemit, siis ma pean panema kõigepealt funktsioon, mis on üleval. Kui ma vaatan joonisse muidugi, ma näen, et see F on üleval. Miinus see, mis on madalam ehk G. Ja rajad on punktid, kus need jooned lõikuvad. Alumine on siis 0 ja ülemine on 4. Ja kuidas me seda arvutame? Kõigepealt me teeme siin natukene tööd, et me teeme need sulud lahti ja arvutame sarnased liikmed. Ja peale seda võtame juba integraali. Ei ole valesti tehtud, kui te teises järjekorras teete need asjad, aga natukene keerulisem siis teie protsess pärast arvutamise protsess, et rohkem tõenäosus, et te valesti midagi arvutate. Pigem teha seda tööd enne. -5 + 5 on 0. Ehk kõik. Isegi natukene lihtsam meie funktsioon muutus. Et ma võtan nüüd integraalid. -x kuubis jagatud 3-ga pluss 4x jagatud 2-ga. Siis 4 ja 0. Ja hea uudis, et nulliga arvutamine on väga lihtne siin. Kui me nulli x-i asemel paneme, siis me saame terve selle avaldise väärtus 0. Ehk põhimõtteliselt me arvutame siin ainult 4-ga.
Pluss 4 korda 4 ruudusjagu 2. Ma kirjutan seda osa nulliga, siis te näete, et seal on 0. Aga niimoodi juhtub iga kord, kui on 0 ülemine või alumine rada. Ma teen nulliga. Ja kokku on 0. Kümme ja 2/3. Mina sain. Loodan, et te saite sama. Sama. Väga hea. See ei ole viimane küsimus siin. Nüüd on vaja leida kujundi pindala, mis on piiratud joontega -5, y võrdub -5, x0, x4. Ma proovin seda nüüd viirutada. Ma viirutan punasega, et see on teine. Ja kui ma võtan need jooned, mis on kirjeldatud punktis 2, siis ma saan sellist pindalat. Või sellist kujundit, jah. See on ka nagu, võib nimetada, et see on kõvertrapets, aga see on ristkülg ka antud juhul, et see on erand selline. Ja selle pindala me võime arvutada lihtsalt joonise järgi. Me võime vaadata, mitu ruutu see on. Aga kui soov on, siis võib ka seda integraali abil leida. Ma näitan seda, see oli siis punkt 1, punkt 2 nüüd. Et kui integreerida funktsiooni -5 rajadega 0 ja 4, siis saame sama vastus, kui me lihtsalt arvutame, mitu ruutu siin on. Üks ristkülliku külg on 4, see on see, ja siis teine on 6, jah? 5, vabandust. 5 korda 4 on 20. Ristkülliku pindala, see on laius korda kõrgus. Laius on 4, kõrgus on 5 või siis vastupidi. Aga soovi korral te võite ka integraali arvutada. Ma lihtsalt arvan, et meil ei ole nii palju aega selleks. Ja viimane küsimus, et mitu protsenti moodustab esimene pindala teisega võrreldes? Me arvutame, kordame natukene protsendid siin. Kolmas küsimus. Et kui te oskate omamoodi arvutada seda protsenti, siis palun, te võite kasutada ükskõik millist meetodi. Läbi 1% või erinevad on olemas. Aga mina soovitan, kui te ei oska või teate sellist meetodi nagu võrra, siis võib võrra koostada.
et see pindala, mis me leidime, 20 ühikut, see on 100%, sellega me võrdleme. Ja see pindala, mis on vaja võrrelda selle suuremaga, see on X%, see on võrre. Ja riistkorrutisega seda võrret me lahendame nii, et me X-i leiame. X-i leitakse niimoodi, et see, mis on X-iga diagonaalis, need andmed me paneme murru alla ja muud andmed me korrutame omavahel ülespool. Kui palju see on siis? No saab lingi kaudu siin ka võtta, et 53 ja 1/3 ligikaudu 53,3%. See sinine pindala moodustab sellest punasest. Ja see ongi selle kolmanda vastus. Kui te kuidagi teistmoodi seda arvutate, palun, võib ka teistmoodi arvutada. Aga see võrre on väga hea meetod ja me kasutame seda meetodi mitte ainult ülesandetes, kus on protsent, tegelikult väga erinevad teemad on, kus me võime seda kasutada ja riistkorrutis samuti väga populaarne meil matemaatikas, et me väga tihti tegelikult seda kasutame. Ja natukene meil aega, ma ei jõua siin seda ülesandet, aga siin ma tahtsin ainult joonistada parabooli. Et pigem nendele, kes ei saanud hakkama eelmistes, kui see oli lihtne ja te oskate need nullkohad leida ja te oskate ka haripunkti, siis saab, aga siin ka võib kasutada meetodi, veel kord räägin sellest, et te koostate tabeli. Võtate X-id, no kui siin on näiteks koordinaattelestikus X-i väärtused -4, siis pigem -4, -3 ja sammuga üks ühik võtate. -1, 0, 1, 2 viimane ja siis iga X-i jaoks te arvutate Y niimoodi, et te võtate seda X-i väärtust, panete X-i asemel. Arvutate väärtus. No siin on, ma arvutan juba lõpuni 16. Ei hakka kirjutama mul. 16 miinus 8 miinus 3 ehk see on 5. Ja see 5 ongi siin. Ja niimoodi iga X-i jaoks. Ja kui, mis me siin saime, tegelikult me saime siin punkti koordinaatidega -4 ja 5. Ja see punkt mul kahjuks ei mahu siin joonistada. See punkt on umbes siin. Ja kui nii palju te panete rohkem punkti, siis saab need ühendada ja saada parabooli. See on selline teine alternatiivne meetod, kuidas parabooli joonistada.